Siin selles loengus räägime siis lugemiseks mõeldud esitluste kujundamisest. Kõigepealt me peame muidugi rääkima sellest, et üldse, miks peaks üldse üks esitlus olema nagu lugemiseks mõeldud esitlus. Ja ma tean, see on mingist vanast ajast tulnud, kui võib-olla internet veel nii levinud ei olnud ja et okei, et saada mulle siis see, mis see oligi siis see PDF. Vahel on riik korraldab konkursse, kus siis kogu selleks tippväljundiks ongi PDF presentatsioon. Mis teha? Kehtib natukene sama lugu, et stilistika peab olema ühtne. Soovitan teha ühtse stilistika ja kuidas seda ühtse stilistikat nagu läbi viia, need reeglid on enam-vähem samasugused. Vaadake peale põhjasi, näiteks seda siin või siis näiteks sellist põhja või siis näiteks sellist põhja. Need on kõik, nad ei pruugi olla nagu maailma kõige ilusamad, aga seal kasutatakse teatud selliseid kujundusmahtusid, tükkide infomahtusid, mis ühele ekraanile kenasti ära mahuvad. Kõigepealt, miks pärast ei maksa või miks pärast mina isiklikult ei soovita kunagi saadetavasse esitlusse panna videot? Jah, nii tehakse, mõned teevad, aga ma olen liiga palju elus nagu näinud seda ja esitlustega ma tegelen väga palju nii keynote'ide kui ka PowerPoint'ide kui ka igas flash'ide, igas muude asjadega, et vahel need saadetud asjad ei avane ja kui sa paned sinna mingi YouTube'i lingi või värgi või kuidagi YouTube'i video soetad sinna keskele kuidagi selle, ühesõnaga, video on mingi siuke asi, mis võib olla lingiga juures, vaata seda videot siin, aga kindlasti slaidi peale ei soovita panna, kui on oht, et sellele inimesele, kellele sa selle esitluse saadad, et ta ei avane. Juhul, kui on vähimgi oht, et mõni asi ei avane, soovitan alati minna eelmisele astmele, turvalisemale lahendusele. Nüüd, kui palju seda infot siis panna? Ma soovitan sinna esitlusele panna täpselt nii palju infot, et nüüd ütleme, et kui esinemise esitlusel oli maksimaalselt 4-5 lauset, siis seal lugemisesitlusel võiks olla näiteks nii palju, kusagil 8 lauset võib olla. Et igal juhul on see, et ütleme täpselt neid samu asju saab öelda palju pikemini, aga saab öelda ka lühemini. Saab jätta välja neid fakte, mida tegelikult sellel hetkel ei pea teadma. Sellepärast, et see inimene, kellele sa oma esitluse saadad, ega ta ei niivõrd sügavuti, eriti kui sa müüd oma ideed. Ega ta tegelikult niivõrd meeletult sügavuti ei hakka süübima sellesse, nii et sa tahad ikkagi seda, et sinu esitlus nagu meelitaks ennast natukene lugema. Ta peaks olema siuke parasjagu lihtne ja parasjagu palju teksti. Mis see parasjagu on, seda peab vaatama. Muideks üks lahendus ongi see, et mul ei ole siin ühtegi A4, aga põhimõtteliselt, kui sa selle esitluse trükid välja A4 peale ja siis sa vaatad seda A4, kas ta on loetav, sest et arvutis on nii lihtne, sa teed ta suuremaks ja võib-olla vahel lastakse, ma ei tea, terve seina suurusele ekraanile, tundub, see on ju nii suur, siin näeb ilusti lugeda. Ja tegelikult siis see inimene läheb, vaatab oma tava arvutis seda ja siis tundub, et siin peab küll elektronmikroskoop olema, et siin neid tähti lugeda. Nii et see kirja suurus peab ikkagi mingi konkreetne olema ja tavaliselt räägitakse, vanasti öeldi, et 10 punkti, aga tänapäeval enam 10 punktiga ei tee midagi. Õige suurus peab olema mitte alla 14 punkti. Ma ei tea, kas ta nüüd nagu teeb mingit sensi või kas see ütleb kellegile midagi, aga põhimõtteliselt kirja suurus kusagil 14-15 ja sealt ülesse. Nii et kui sa oled sunnitud oma stiili tegema sellise, et seda on lihtne vaadata, lihtne lugeda, siis sa oled sunnitud ka oma mõtted koondama sellised, et sa saad oma idee edasi anda vähemate sõnadega, iseloomulikumate lausetega ja sedasi, et seda oleks huvitav vaadata. Mina soovitan mõtelda lugemiseks mõeldud esitlust kui lasteraamatut. Niimoodi, et sa teed seda lahti ja sa huviga hakkad seda vaatama. Seda on põnev vaadata, isegi kui sa oled täiskasvane, siis tegelikult kui sulle satub näppu mõni lasteraamat, siis sa ikka ju teed lahti ja vaatad selle läbi, sellepärast et seal on kõik niivõrd lihtsasti pandud. Need samad asjad kehtivad. Sa pead kujutama, kuidas sa ise räägid. Ja viimane slaid peab täpselt samamoodi jätma otsas lahti. Värvid peavad olema siuksed ikkagi võimalikult sellised, et nad on temaatilised.
kui sa liiga esitlusega, natukene liiga üle kujundad, üle paned, siis see esitlus mõjub ta võib mõjuda siukse pisut naeruväärsena. Kui sa liiga plänki esitluse saadad ainult mingi PowerPointis sees olevale template'ile, et siis ta mõjub ka võib-olla liiga toorelt või nagu rohmakalt, et sa ei viitsinud tegeleda sellega. Nii et see esitluse kujundamise stiil, mille sa saadad lugemiseks, kus on sinu idee peal, peabki olema siukene nagu lasteraamat, parasjagu kujundatud, parasjagu siukest tühja pinda niimoodi, et see tekst ja idee kõik tuleks nagu esile. Ja siis pead ainult ära saatma ja palvetama, et see inimene, kes selle kätte saab, mõtleb samamoodi kui sina.